Alustame pilguga Iisraeli valimistele ja sellele, kuidas peaminister Benjamin Netanyahu Likudi partei end positsioneerib. Tuhanded Likudi valijad andsid oma hääle poliitikutele, keda nad soovivad partei nimekirjas näha. Ja nagu meie korrespondent Joe Brown teatab, on tulemustes kõikjal näha ühe mehe Netanyahu käekirja. Võitluses koha pärast Likudi nimekirjas eelseisvatel valimistel on võitjaks mees, kes reeglid paika pani. 76 068 Likudi liiget käisid hääletamas oma eelvalimistel väga tulises ja tugevalt piiratud võistluses. Likudi juht Benjamin Netanyahu suutis endale broneerida 9 kohta võrreldes tavapärase 3 kohaga. Ja selle tõttu ning ka Likudi toetuse languse tõttu võrreldes eelmiste valimistega ainult umbes 15 reaalselt saavutatavat kohta olid saadaval. Avaliku hääletuse võitis energeetikaminister Eli Cohen, kes saab olema Likudi nimekirjas teisel kohal Netanyahu järel. Pärast Coheni olid 3 kohta reserveeritud, millest 2 lähevad kaitseminister Israel Katzi ja välisminister Gideon Saari jaoks. Avaliku hääletuse teine ja nimekirjas 6 on Knesseti spiiker Amir Ohana, kellele järgnevad ministrid Yariv Levin ja Miri Regev. Peaministri otsuse piirata saadaval olevate kohtade arvu taga on 2 põhjust: ideoloogia ja lojaalsus. Ta soovis piirata parempoolsete tulihingeliste nagu Kyle Gottlieb ja Michael Lann mõju, kes võivad eemale peletada tsentristlikud valijad, samuti murda need, keda ta peab sabotöörideks nagu Nir Barkat ja David Bitan. Gottlieb, hoolimata sellest, et teda peetakse erakonna liikmete seas üheks populaarsemaks Likudi poliitikuks, sai alles 12. inimhääli, mis paigutas ta suhteliselt turvalisele 20. kohale. Kuna Likudile ennustatakse vaid umbes 20–24 kohta, on Bitani ja Barkati 23. ja 24. koht ebakindlad, samal ajal kui Michael Lann on nimekirjas 40. kohal ja tõenäoliselt ei pääse Knessetisse. See viitab sellele, et Netanyahu käik töötas. Peaminister ütles, et ta on, tsiteerin, väga rahul tulemustega. Teiste tuntud poliitikute seas, kes tõenäoliselt Knessetist välja langevad, on endine minister Zeev Elkin ning praegused ministrid Avi Dichter ja Idit Silman, kelle üleminek Likudi ridadesse põhjustas Naftali Bennetti valitsuse kokkuvarisemise 2022 aastal. Need, kes on nimekirjas madalamal kohal, võivad Norra seaduse alusel siiski Knessetisse pääseda, mis võimaldab ministriteks saanud liikmete asemele asendusliikmeid. Siiski on Netanyahu blokk praegu küsitlustes opositsiooniblokist madalamal kohal, mis tähendab, et tõenäoliselt jäävad nad aasta lõpuks töökohata. Kuid kõige tähtsam Benjamin Netanyahu jaoks on see, et tal on õnnestunud moodustada nimekiri, mis on tema nägu nii ideoloogia kui ka lojaalsuse poolest. Lisateabe saamiseks on minuga stuudios poliitikaanalüütik Gil Hoffmann. Gil, aitäh, et oled täna õhtul meiega, et vaadata tagasi, mida need tulemused tegelikult tähendavad. Ma mõtlen, siin on meil Eli Cohen, kes tuli avaliku hääletuse tulemusel esikohale. Et saada täielik ülevaade tegelikust nimekirjast, peame siiski ootama ja nägema, keda peaminister mõnele neist reserveeritud kohtadest ise välja valib. Aga mida see kõik tegelikult oktoobri valimiste eel tähendab? Kuidas Netanyahu end pärast eilset tunneb? Ta hoiab ohja kindlalt enda käes, Nicole. Tead, selle hääletusega ei saanud ta endale ühtegi võimalikku troonipärijat. Mis on tema jaoks oluline nii selle hääletuse kui ka tulevaste valimiste jaoks. Knesseti ja peaministri jaoks. Kõik, kes arvasid, et ta kujundab end Netanyahu loomulikuks järglaseks, eksisid. Amir Ohana kohta räägiti kui võimalikust teisest numbrist. Ta on alles 6. Nir Barkat on tõesti nimekirja lõpus 24. kohal. Moebu pääsedes Knessetisse. Ja Israel Katz, kellel on olnud uhked tiitlid nagu välisminister, rahandusminister, kaitseminister, mis teeks inimesest peaministri ametiks sobiva inimese, ei vaevunudki end proovile panema ja võttis vastu reserveeritud koha. Nii et kuningas Bibil pole rivaale ja talle meeldibki nii, tema parem käsi. Eli Cohen on üsna igav mees, mitte eriti põnev. Ja see sobib peaministrile hästi. Kui vaadata seda partei nimekirja, siis kas see on vastuvõetavam, ütleme mõnele teisele parteile, kellega võiks moodustada koalitsiooni või kellega Netanyahu loodab koalitsiooni moodustada, kui ta oktoobris võidab? Tead, on huvitav, et juba Kelly Dropper sionistliku koduparteist ütles, et nad ei saa enam liituda Netanyahu juhitud valitsusega, arvestades, kes siin valiti. Siin on palju inimesi, kes on väga seotud kohtureformi vastase liikumisega, mis peletab eemale mõned valijad, kellele see teema korda läheb, kuid samas tugevdab teisi. See on praegu väga parempoolne partei, väga erinev varasematest Likudi koosseisudest, kus olid Dan Meridor ja Michael Leighton. Aga see on üsna sarnane sellele, mis oli varem ja mis on olnud võimul 4 aastat. Kui palju need eelvalimised tegelikult demokraatia näitena olid, Gil?
kui vaadata näiteks nime nagu Miri Regev, siis paljud ootasid, et ta ei saa nii kõrget kohta, kui ta sai. Mõned kriitikud ütlevad, et see ei ole tegelik valimiste proovikivi. See on hoopis test nende kokkulepete kohta, mis tegelikult kulisside taga kujunevad. Mida sa selle kohta ütleksid? Ma ütleksin, et on poliitikuid, kes sai parema tulemuse kui oodati ja keda ei seostata kokkulepetega. Tead, sul on selline mees nagu Amihai Shikli, kes tegeles diasporaa küsimustega ja antisemitismi vastase võitlusega, mis ei ole Likuudi valijate jaoks kõige atraktiivsemad teemad, aga ta töötas kõvasti, ta käis üle kogu riigi, kohtus valijatega ja suutis saada nimekirjas 16. See oli tema esimene kord eelvalimistel kandideerida. Miri Regev on olnud parteis tugev juba aastaid. Mis teeb praegu Likuudile haiget, on see, et neil on esiviisikus ainult 3 naist. 22 meest, 3 naist. Mõelge selle peale. See ei ole okei. Netanyahul on oma reserveeritud kohad. Iga parempoolne naine Iisraelis peaks talle praegu helistama ja ütlema, kuule Bibi, võta mind. Räägime siis parempoolsetest naistest, Tali Gotlibist. Ta ei saanud nii kõrget kohta kui lootis, aga võib-olla kõrgema kui Netanyahu lootis. Kogu selle mure ja kära juures, mis nende eelvalimiste eel Gotlibi ümber käis, kas tema mõju Likuudis räägiti tegelikult suuremaks ja paisutati üle? Selline ta ongi üle paisutatud, ta on vali, sellepärast mõnele inimesele ta meeldib ja mõned ei suuda teda kuulata. Ja nii sai ta nimekirjas 20. koha, mis ei anna talle nii palju prestiiži, kui oleks andnud esiviisikusse pääsemine, millest räägiti. Võib-olla see pani ta paika, aga ta ei kavatse nii käituda. Ta üritab ikkagi olla nii häälekas kui võimalik. Ta on juba öelnud, et kui Netanyahu prooviks teda vaigistada või takistada tal intervjuusid tegemast, siis ta ei kuuletuks. Ja see võib potentsiaalselt peletada eemale paljud valijad, kes kaaluvad Likuudi ja mõne teise partei vahel. Olgu, kindlasti on meil veel palju, mida jälgida. Nüüd, kui meil on parem ülevaade sellest, kus Likuudi partei tegelikult seisab, aitäh, Gil Hoffmann, et olite meiega E24 News stuudios.